Head vaatajad, mina olen Nele Kullarkupp ja toon teieni nende kohalike omavalitsuste valimispäeva eel saatesarja Tallinna linnapea kandidaatidega. Aga siinkohal teete teie meie eest pooltööd ära. Nimelt teie esitate küsimused, mis teid linnaelu juures kõige enam paeluvad ja mina toon linnapea kandidaatidelt teile vastused. Sel korral usutleme Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaati, kelleks on Mihhail Kõlvart. Kas päriselt rakendatakse ka igale poole neid ööbusse? No ma arvan, et sellist vajadust ei ole. Millal lõpetatakse omavaheline kaklemine? See on hea küsimus. Aga vist ka seda ei juhtu. Minul on küsimus, et kas haljasalad peaksid olema kasvanud umbrohtu, et äkki saaks selle umbrohu ja need pargid ilusamaks teha? Absoluutselt nõus, tulebki teha. Miks sõiduteed on nii kitsaks tehtud? No, kõik soovivad linnaruumi kasutada, nii jalakäijad kui ka jalgratturid, aga tuleb seda teha mõistlikult, et jagame nii, et kõik saaksid rahulikult ja sõbralikult linnaruumi kasutada. Miks ei võiks olla Tallinna vanalinnas rohkem väikeseid koole, et linnas oleks elu, linnas oleks lapsi? Ei, no tegelikult vanalinnas on meil koolid olemas. Vanalinna hariduskolleegium ja on üks eralasteaed olemas. No, võib-olla mahuks veel üks kool, aga selleks peab olema ka õige hoone. Kuidas te hoolitsete selle eest, et te normaalseks jääksite? Tegelen spordiga. Kas majaesiste kõnniteede lumekoristus tuleb? No, tänane linnavalitsus tegelikult sellega ei saanud hakkama ja ettevalmistustöö järgmiseks hooajaks ei ole ka tehtud. Tegelikult see on väga suur probleem. Tuleb tunnistada, et praegune linnavalitsus ei saanud hakkama. Kas ühistransport plaanitakse tasuliseks teha? No teised erakonnad küll, et teadaolevalt tasuta ühistransport, see on Keskerakonna projekt ja kui meie tuleme tagasi võimule, siis loomulikult me läheme sellega edasi. Et mida tema teeks teistmoodi, et kõik valijad temaga rahul oleksid, kes teda on valinud? No, kui päris aus olla, siis kahjuks see pole võimalik, et kõik oleksid rahul, aga see võiks olla eesmärk. Minu küsimus linnapeale oleks, kuidas saavutada õiglased palgad Tallinna linna asutustes? Hea küsimus. No, tegelikult linnasüsteemis peaksid olema palgad vastavalt panusele, vastavalt kvalifikatsioonile ja haridusele. Ma arvan, et täna võib öelda, et see nii on, aga kuskil tuleb ka korrigeerida. Miks on Tallinn eriline? Sest Tallinn on minu lemmiklinn.